Tere, mina olen Marge Eesti Meremuuseumist. Tere, mina olen Piret Sokisahtlist. Aga kuna minu tegelik amet ja meie osakond üleüldse tegelikult ja terve muuseumi rahvas siis keskendub siiski muuseumi tegevusele, mis on siis meie ajaloo ja kultuuripärandi säilitamine ja selle siis võimalikult heal ja parimal viisil rahvani viimine, siis saime aru, et kõike seda on vist liiga palju ja millestki peab loobuma. Isegi mul üks mõte käis läbi peast, et äkki ma peaks oma töökohast loobuma ja üldse poepidajaks ise hakkama. Aga siis ma sain kohe kiirelt aru, ei. Jää ikka sinna, kus sa teed oma asju kõige paremini ja jää sinna. Ja siis, nagu te kõik teate, muuseumi maailmas käib siis läbi riigihangete, ehk et kuulutasimegi siis välja riigihanke siiski, et leidmaks endale poepartner. Ja läbi selle riigihanke jõudiski meieni suurepärane koostööpartner Sokisahtel. Nii et Piret, sõna sinule. Nii, Marge rääkis pika jutu ära. Ma räägin nüüd oma versiooni sellest. Sokisahtel lisaks sellele, et me oleme 15 aastat sokke müünud ja sokipoode pidanud, me oleme tegelikult teinud siis ka erinevaid meene selliseid projekte. Näiteks EV100 laulupidu, praegu siis ka näiteks Tartu 2024. Ja siis meil oligi see mõte, et kui me nägime, et see hange tuli, et muuseumipood ja lennusadam tundusid meile väga sellised lahedad. Me siis natukene meile ka sellist väljakutset pakuvad, et proovime siis, et kuidas siis muuseumipoode pidada on. Ja läksimegi siis hankesse ja ma pean nüüd tagantjärgi, sellest on nüüd 3 aastat saanud, tunnistama, et ega esimene aasta kuluski väga palju õppimise tähe alla, sest et me ei teadnud, mis kliendid siin käivad, mida nad ostavad, mida nad tegelikult tahavad osta ja lisaks eks siin riigihankega ikka, et neid tingimusi on päris palju ja keerulisi, ja nii nagu Marge ennegi ütles, et töötajad, et me näiteks esimesel aastal ei kujutanud üldse ette, et lennusadamas kindlasti peab olema suvel 2 töötajat, sest et kliente on nii palju. Ja et võttiski nii-öelda aega see sisseelamine, aga tänaseks me olemegi siis et 3 aastat ja toimetanud siin. Ja praegu on nagu väga kenasti läinud, et meil on nagu Marge ja tema tiimiga on sellised nii-öelda korralised koosolekud, kus me siis arutame läbi, et mis võiks tulla, siis, et mis müüb hästi, mis ei müü hästi ja nii see elukene meil siin käib. Muuseumipoe meenete valikul on niimoodi, et tegelikult see teekond ja valik on üsna keeruline ja pikk, selles mõttes, et kliente on erinevaid ja osad on siis nii-öelda muuseumi temaatilised, konkreetselt näiteks meremuuseumi temaatikaga meened. Ja siis teised asjad, mida me siin kõrval pakume, on siis kõik sellised mereteemaga seotud vidinad ja suveniirid, et näiteks sellised kallimad tooted, aga samuti ei tohi ära unustada selliseid pisikesi asju, mida siis lapsed, kooliõpilased ja turistid tahavad kaasa haarata, et see tegelikult see museaalide selline nii-öelda meeneks tegemine on veel ka omakorda keeruline, sest et tuleb jälgida igasuguseid detaile, mida siis tootmises saab teha ja näiteks siin mulle endale meeldivadki hästi need pusad, mis on hästi populaarsed see suvi just olnud, sest et oli natuke jahedam ilm, et tegelikult muuseumimeenete müük sõltub ka näiteks ilmast. No tegelikult minu lemmiktoode on võib-olla veits veider toode, aga miks ta mulle meeldib on see, et me kunagi, kui me alustasime siis nii-öelda ise oma poe tegemist, töötasimegi välja siukse nii-öelda oma ekspositsiooni hittidega sellised toote kujundused. Siin on näiteks Koge, mis siin Paksus Margaretas on, siis on siin Lembitu, mis meil on lennusadamas ja siis on meie tuutukene, kes on siis siin nurgas seisab ja need on reaalsed vihmamantlid ja ma alati ise, kui ma käin muuseumipoodides ja välismaal reisil, siis ma tegelikult alati ostan midagi muuseumipoes, sest ma usun, et see toob head õnne muideks
et siis ostetakse ka sinu muuseumipoest asju. Et siis ma ostan alati midagi praktilist ja minu meelest vihmakeep on nagu maailma kõige praktilisem asi, arvestades, kus me elame ja kus see vaene turist siin peab ringi trampima, on ju, et siis vihma sajab meil kogu aeg. Aga muidugi, mul on õudselt hea meel tegelikult, et ma ise kohe ei tulnud nende mõtete peale, aga õnneks Piret ja Maarja tulid, et nad ju teevad sokke. Et tegelikult mu teised lemmikud on nüüd need sokid. Et kui on maailmas üks asi veel praktilisem, mis on kui vihmamantel, siis need on sokid, sest neid läheb tõesti iga ilmaga. Ja sellepärast ma siin ikkagi alati ütlen, et sokid mahuvad igal ühele jalga, ei ole vahet palju kooki sööd, nii et selles mõttes on väga head kingiideed alati sokid ja tegelikult välismaalastele need ka meeldivad ja hinnaklass on täpselt selline, et võetakse mitu paari ja läheb siis nii endale jalga kingituseks ja samamoodi see on ka kooliõpilastele sellises taskukohases hinnas toode ja olemegi siis üritanud, et kui me teeme siin Meremuuseumile sokke, et siis ka samamoodi suure tõlluga, paksu margareetaga, ütleme just selliseid kollasalvelaevaga ja tuutuga, et teha siis hästi palju temaatilisi, et meil nagu selle muuseumi meenete tegemisel on alati see nii-öelda siin kuklas inspiratsiooniks, et oleks võimalikult palju nii-öelda muuseumiga seotud meeneid ja kas nad sokkide peal, magnetite peal, pastakate peal, vihmakeppide peal. Aga siis on mul veel üks lemmiktoode. Üks väike kaardipakk, aga jällegi nii uhke selle üle. Siin on Mereametite 8 kaardimängu, 8 ühes pakis. Ja selle on välja töötanud meie enda haridustöötajad. See on ka midagi jälle, mis võib-olla inspiratsiooniks muuseumitele, et laske oma inimestel ka olla kreatiivsed ja luua asju. Marge räägib suurtest asjadest, mina räägin väikestest asjadest, mis müüvad, ehk siis šokolaadid. Meil on siis ka erinevaid Meremuuseumi ja paksu margareeta pulgakommid, Meremuuseumi väiksed šokolaadid ja tegelikult need on siis need asjad, mida väike inimene, kes siin kooliga tuleb, tal on võib-olla 5 eurot taskuraha, et saab endale ka midagi kaasa lubada. Ja enne Mirjam küsis, et mis meil selline ebaõnnestumine on. Ja siis ma ütlesin, et ma ei oskagi otseselt välja tuua, mis see ebaõnnestumine on, aga üks asi küll, et kui söödavaid asju müüa, siis tuleb jälgida kuupäevasid. Et meil on siin olnud endalgi, meil on olnud šokolaadipäevad, jäätisepäevad, kus töötajad söövad, igaüks peab vähemalt 3 jäätist ära sööma. Et see on selline asi, et jah, söögiasjadega tuleb jälgida neid asju. Aga väiksele inimesel tuleb ka vaadata, sest tema tegelikult tuleb ja tema jaoks see väike šokolaad on ka väga olulise tähtsusega. Me oleme siis jõudnud Lennusadama poodi ja siin ma tahaks võib-olla erilise tähelepanu alla tuua meie kõige värskema toote siin, mis on siis Kass Kipperi mereseikluste raamat, mis on antud välja meie enda muuseumi poolt. Ja seos siis sellega on see, võib-olla teile kõigile tähelepanu juhtida, et kuna meie püsiekspositsioon Lennusadamas sai just äsja uuenduse ja me tegime väga suure ala väikelastele, mis on siis sünnist kuni 6. eluaastani ja sinna sai seiklema üks selline tore tegelane nagu Kass Kipper ja kui nüüd rääkida, kuidas kokku viia pood ja ekspositsioon veel erinevatel tasanditel, siis see raamat nii-öelda jutustabki selle Kass Kipperi seikluse loo, kuidas ta siia Lennusadamasse üldse sattus. Nii et ma julgustan teid ka kaasa mõtlema just selle koha pealt, et kuidas neid oma tooteid erinevatele sihtrühmadele luua ja väärtust ka kaasa anda külastajale.